juveelirööv Grand Metropolitanis. Poirot, ütlesin mina, teile teeks head üks väike õhuvahetus. Arvati nii, mon ami? Ma olen sellest täiesti veendunud. Selge, sõnas mu sõber naeratades. Nii et kõik on siis juba korraldatud. Kas te tulete siis? Ja kuhu te kavatsete mind viia? Brightonisse. Tegelikult tegi üks mu sõber mulle toreda ettepaneku ja lausa raha põleb mu taskus, nagu öeldakse. Ma arvan tõesti, et üks nädalalõpp Grand Metropolitanis tuleks meile mõlemale kasuks. Tänan, võtan teie ettepaneku suurima tänuga vastu. Teil on nii hea süda, et te niimoodi ühe vana mehe peale mõtlete ja hea süda, see on väärt kõiki neid halle ajurakke. Ja. Mina, kes ma praegu teiega nii räägin, kipun seda vahetevahel unustama. Mulle ei meeldinud eriti tema sõnade tagamõte. Arvan, et Poirot kipub mõnikord mu vaimseid võimeid alahindama. Kuid tema hea meel oli nii ilmne, et ma heitsin oma kerge pahameele kõrvale. Siis on ju kõik korras, ütlesin rutakalt. Laupäeva õhtu leidis meid Grand Metropolitanis lõbusa rahvarüsina keskel einetamas. Näis, et kogu maailm ja tema naised on Brightonisse tulnud. Õhtu tualetid olid suurejoonelised ning ehted, mida mõnikord kantakse küll pigem pidurdamatus soovist neid näidata kui hea maitse tõttu, olid lausa hunnitud. Milline vaatepilt, ümises Poirot. See on ju lausa hangeldajate paradiis, kas pole Hastings? Küllapist, kostsin mina, aga loodame, et kõik inimesed, kes siin on, ei kuulu nende hulka. Poirot vaatas rahulikult ringi. Kui ma nii palju juveele korraga näen, siis tekib mul soov rakendada oma mõistus pigem varguste eesmärgil, mitte nende lahendamiseks. Kui suurepärane võimalus mõne väljapaistva varga jaoks. Vaadake Hastings seda tüsedat naist seal piilari kõrval. Ta on ju kalliskividega lausa üle külvatud, nagu teie ütleksite. Järgisin tema pilku. See on ju Mrs. Opalson, hüüdsin mina. Kas te tunnete teda? Põgusalt, tema abikas on üks rikas maakler, kes hiljutise naftabuumi ajal terve varanduse kokku ajas. Pärast õhtusööki sattusime Opalsonidega salongis kokku ja ma tutvustasin neile Poirot. Ajasime mõne minuti juttu ja jõime kohvi. Poirot ütles paar kiidusõna daami rinnal säravate hinnaliste kalliskivide kohta ja naine läks kohe väga elevile. See on minu hobi, monsieur Poirot. Ma lausa jumaldan juveele, et teab mu nõrkust nende vastu ja iga kord, kui tal asjad hästi lähevad, toob ta mulle ikka midagi uut. Kas te tunnete huvi vääriskivide vastu? Mul on nendega aeg-ajalt päris palju tegemist olnud, madame. Olen oma ameti tõttu nii mõnegi maailmakuulsa juveeliga kokku puutunud. Ja ta jutustas diskreetselt pseudonüüme kasutades kuningakoja ajalooliste juveelide lugu ning Miss Opalson kuulas teda hinge kinni pidades. Heldene aeg, hüüatas ta, kui Poirot oli lõpetanud. See on ju lausa nagu filmis. Teate, mul on ühed pärlid, millel on ka terve lugu. Usun, et seda pärlikeed peetakse üheks ilusamaks maailmas. Need pärlid on nii kaunilt kokku sobitatud ja nende toon on nii täiuslik. Kuulge, ma käin korra üleval ära ja toon nad siia. Madame, protesteeris Poirot, see on teist küll väga lahke, aga palun ärge tehke endale tüli. Aga ma nii väga tahaksin seda teile näidata. Rinnakas daam paterdas üpris reipalt üle saali lifti juurde. Tema abikaasa, kes oli vahepeal minuga vestelnud, vaatas küsivalt Poirot poole. Teie, madame abikaasa oli nii lahke, et tahab väga mulle oma pärlitest kaelakeed näidata, seletas Poirot. Need pärlid, Opalson naeratas rahulolevalt. Need on tõepoolest vaatamist väärt. Maksin nende eest ka kopsaka summa raha. Aga mis rahasse puutub, siis sellega pole probleemi. Ma saaksin selle, mis ma nendest maksin igal ajal tagasi. Võib-olla isegi rohkem. Ehk peangi seda tegema, kui asjad nii lähevad, nagu nad praegu lähevad. Äris on hetkel hämmastavalt kitsad ajad. See pagana kriis annab igal pool tunda. Ta vatras edasi, süvenedes tehnilistesse üksikasjadesse, mida mina ei suutnud jälgida. Äkki katkestas teda üks pisike jooksupoiss, kes tema juurde astus ja talle midagi kõrva pumises. Mida? Ma tulen kohe, aga ta ometi haigeks pole jäänud. Vabandust, härrased.
Obelsen lahkus rutakalt. Poirot süütas oma tibatilukese paberusi. Seejärel sättis ta tühjad kohvitassid hoolikalt ja metoodiliselt ritta ning naeratas tulemust vaadates rahulolevalt. Minutid möödusid. Obelsenid ei tulnud ega tulnud tagasi. Imelik, tähendasin ma lõpuks. Huvitav, millal nad alla tagasi tulevad. Poirot jälgis oma kerkivaid suitsuspiraale ja vastas siis mõtlikult. Nad ei tulegi tagasi. Miks? Sest seal on midagi juhtunud, mu kollasõber. Mis siis? Kust te teate? Küsisin uudishimulikult. Poirot naeratas. Mõni minut tagasi astus juhataja, tõtates oma kabinetist välja ning jooksis trepist üles. Ta oli väga ärevil. Ja liftipoiss on ühe paasiga sügavas jutuhoos. Liftikell on juba 3 korda helisenud, aga ta ei pane seda tähelegi. 3. isegi kelnerid on ärevil ja see pole kaugeltki mitte tavapärane. Poirot vangutas otsustavalt pead. See lugu peab väga tõsine olema, väga tähtis. Vot ongi nii, nagu ma arvasin, sealt tuleb politsei. 2 meest sisenesid parajasti hotelli, üks vormis, teine erariietes. Nad rääkisid paasiga ja nad saadeti viivitamata trepist üles. Mõne minuti pärast tuli see sama poiss alla tagasi ja astus otse meie laua juurde. Mr. Obelsen palub küsida, et kas te saaksite üles tulla. Poirot hüppas püsti. Tundus, nagu oleks ta oodanud lausa seda kutset. Ma järgnesin talle sama agaralt. Obelsenide tuba asus teisel korrusel. Kui me tuppa astusime, avanes meile veider vaatepilt. Me olime Mrs. Obelseni magamistoas ja ta ise istus selle keskel tugitoolis ja nuttis meeleheitlikult. See oli päris erakordne vaatepilt, sest pisarad olid puudrisse, millega tema nägu ohtralt kaetud oli, kündnud sügavad näotud vaod. Mr. Obelsen sammus vihaselt edasi-tagasi. 2 politseiametnikku seisis keset tuba, ühel märkmik käes. Surmani hirmunud välimusega toatüdruk seisis kamina kõrval. Toa teises otsas nuttis üks prantslanna, ilmselt Mrs. Obelseni isiklik toatüdruk ning tema kurbuse sügavus tundus võistlevat perenaise omaga. Poirot astus rahulikult ja naeratades paar sammu edasi. Mrs. Obelsen hüppas oma suure kogu kohta üllatava energiaga tugitoolist kohe püsti ja sööstis talle vastu. Taevas hoidku! Eet võib öelda, mida ta tahab, aga mina usun tõepoolest saatusesse. See oli saatusest määratud, et ma teid täna õhtul kohtasin ja mul on tunne, et kui teie ei suuda mu pärleid tagasi saada, siis ei suuda seda mitte keegi. Palun rahulige maha, madam. Poirot patsutas rahustavalt naise kätt. Võtke ennast kokku, kõik saab korda. Hercule Poirot aitab teid. Mr. Obelsen pöördus politseiinspektori poole. Ma loodan, et teil pole midagi selle vastu, et ma selle härra siia kutsusin. Üldsegi mitte, söör, vastas mees viisakalt, kuid täiesti ükskõikselt. Vahest nüüd, kui teie abikaasa ennast paremini tunneb, annab ta meile ka täpsed faktid. Mrs. Obelsen vaatas abitult Poirot poole. Poirot talutas ta tugitooli juurde tagasi. Võtke istet, madam, ja jutustage meile rahulikult kogu lugu ära. Mrs. Obelsen kuivatas üliettevaatlikult oma silmi ja alustas. Tulin pärast õhtusööki üles pärlite järele, et need Mr. Poirot'le näidata. Toatüdruk ja selle Stan olid mõlemad toas nagu tavaliselt. Vabandust, madam, aga mida te sellega nagu tavaliselt mõtlete? Tema mees seletas. Ma olen sellise reegli teinud, et siia tuppa ei tohi keegi tulla, kui selle Stani toatüdrukut juures pole. Hotelli toatüdruk koristab hommikuti toa selle Stani juuresolekul ning õhtul tuleb ta samadel tingimustel voodeid korda tegema. Teisiti ta siia tuppa ei sisene. Nojah, nagu ma juba ütlesin, jätkas Mrs. Obelsen, tulin üles, läksin sinna sahtli juurde. Ta osutas ühe põlvekõrguse toalettlaua parempoolsele alumisele sahtlile. Võtsin oma ehtelaeka välja ning keerasin selle lukust lahti. Kõik paistis samamoodi nagu tavaliselt, kuid pärleid seal enam ei olnud. Inspektor oli oma märkmiku kallal usinasti ametis. Millal te neid viimati nägite, tahtis ta teada. Kui ma alla õhtustama läksin, olid need alles. Olete te kindel? Täiesti kindel, ma kõhklesin, kas panna need kaela või mitte, aga otsustasin lõpuks smaragdide kasuks ja panin pärlid laekasse tagasi. Kes selle laeka lukustas? Mina ise. Kannan võtit kätikesega kaelas. Ta näitas võtit. Inspektor uuris seda ja kehitas õlgu.
Vargalt pidi selle duplikaat olema, siin pole midagi keerulist, lukk on päris lihtne. Mida te tegite pärast seda, kui olite laeka lukustanud? Panin laeka tagasi alumisse sahtlisse, kus ma seda alati hoian. Ega te sahtlit ei lukustanud? Ei, ma ei tee seda kunagi. Mua tootüruk jääb alati seniks tuppa, kuni ma tagasi tulen, nii et selle järele pole ju vajadust. Inspektori nägu muutus süngemaks. Kas ma saan õigesti aru, et Ehe oli seal, kui ta alla õhtustama läksite ja sellest ajast saadik pole toatüdruk toast lahkunud? Järsku, otseku oleks hirm talle lõpuks pärale jõudnud, tõi selle Stan kuuldavale läbilõikava kiljatuse, tormas Poirot ette ja pahvatas välja mingi seosetu prantsuskeelse sõnade voolu. Selline oletus on ju ettekuulmatu, et teda võidaks kahtlustada madami röövimises. Politsei on ju uskumatult rumal, see on ju kõigile teada, aga monsieur, kes on prantslane, belglane, pistis Poirot vahele, kuid sellest Stan ei pööranud sellele mingit tähelepanu. No monsieur ei jää ju kõrvalseisjana vaatama, kuidas teda ebaõiglaselt süüdistatakse, samal ajal kui sel häbitul hotelli toateenijal lastakse karistamatult pääseda. See toateenija polnud talle selle Stanile kunagi meeldinud, mingi jultunud punaste põskedega plika, sündinud varas. Ta oli esimesest pilgust alates öelnud, et see tüdruk pole aus ja ta oli teda ka teraselt silmas pidanud, kui ta madami tuba koristas. Otsigu need politseinikest idioodid ta läbi ja oleks vägagi üllatav, kui nad tema juurest madami pärleid ei leiaks. Kuigi see sõnavaling tuli kiires ja mürgises prantsuse keeles, oli selle Stan seda saatnud ilmekate žestidega ning toateenija sai üldjoontes aru, mida selle Stan silmas pidas. Ta läks vihast punaseks. Kui see võõramaalasest naisterahvas ütleb, et mina varastasin pärlid, siis on see alatu vale, teatas tagedalt. Ma ei ole neid isegi näinud. Otsige läbi, kiljus teine, küll te näete, et asi on täpselt nii, nagu ma ütlen. Sa oled valevorst, kuuled, ütles hotelli toateenija ründavalt. Sa varastasid need ise ära ja tahad nüüd kõik minu kaela ajada. Taevake, olin siin toas ainult 3 minutit, enne kui leedi üles tuli ja sina istusid kogu aeg siin samas nagu alati, just kui kass hiire augu ees. Inspektor vaatas selle Stanile küsivalt otsa. On see tõsi? Kas te ei lahkunud toast mitte kordagi? Ma ei jätnud teda tegelikult oma pead, lausus selle Stan vastumeelselt, aga ma käisin 2 korda oma toas, siit uksest, 1 kord niidirulli toomas ja teine kord kääride järel. Just sel ajal ta seda ilmselt tegigi. Sa polnud mitte minutitki ära, nähvas toateenija vihaselt. Niuhti välja, niuhti tuppa tagasi. Mul oleks hea meel, kui politsei mu tõesti läbi otsiks, mul pole midagi karta.